Nii, tervitus. Lauri Antel olen mina, ettevõtte Digivise ja täna teeme demo, kuidas kasutada Cloudi Excelis. Ja demo aluseks on meil jalgpalliennustus, et kuna me klientide asju ei saa näidata, aga jalgpalli väga paljud jälgivad, siis osalesin siin ühel jalgpalliennustusvõistlusel, kus tuli sisestada siis kõikide ka alagrupi mängude oodatavad tulemused ja praegu siis on siin koondtabel, kus on, eks ole, töölehtedel on siis esiteks see tulemuste leht, kuhu saab märkida tulemused ja siis on kõigi ennustajate poolt tehtud ennustused. Ja kui nüüd tulemuste lehele tulemused sisestada, siis ilmuvad need ka ennustajate tabelitesse ja siis vastavalt sellele arvutatakse välja punktid. Nüüd, mis ma tahan teha, on see, et kuna mõned mängupäevad on juba toimunud, tahaks, eks ole, sisestada ära tulemused aga käsitsi seda ei taha teha ja seetõttu avame siin Cloudi. Nii, Cloud on nüüd avatud ja nüüd ütleme Cloudile siis niimoodi, et palun sisesta juba toimunud jalgpalli maailmameistrivõistluste tulemused töölehele tulemused. Nii, lugesin selle sisse, vajutame Enter ja nüüd siis Cloud hakkab toimetama. Kõigepealt see sisselugemine toimus sellises lahenduses nagu Whisperflow, mida ma samamoodi kasutan. Ja Cloud, eks ole, on mul siin Excelis installitud. Selline funktsionaalsus on saadaval tasulistes pakettides. Ja nüüd me siis näeme, mis see Cloud siin teeb. Et kõigepealt ta, eks ole, proovib sellest tulemuste tabelist aru saada. Ja pange tähele, et ma ei öelnud talle, ma ei lugenud talle ette neid tulemusi, ma isegi ei tea neid tulemusi, mul pole olnud aega seda MM-i jälgida. Aga tänapäeva tehisintellekti lahendused toimivad juba kõik sisuliselt agentidena ja Cloud siis loomulikult katsub siis leida internetist need vajalikud tulemused ja need siis siia sisestada. Et juhul, kui me loome ettevõttele AI agenti, siis me saame lisaks internetis avalikult saadaolevatele teenustele ka teha ligipääsu kõikidele ettevõtte infosüsteemidele, ettevõtte failidele, nii siis kasutajaarvutis kui ka pilves olevatele failidele, et need AI agente, mis on võimalik luua Cloudi ja ka teiste lahenduste abil, on tegelikult väga palju. Nii, vaatame kaugel meie lahendus on siin, on juba mingisugused tulemused, eks ole, teada saanud. Ootame veel natukene, et eeldatavasti varsti need ka siia kuvatakse. Nagu te näete, et siin mul on endal installitud mõlemad, nii Cloud kui ChatGPT, et ma olen mõlemas tasuline kasutaja ja kasutan neid erinevateks otstarveteks, et selliseid agente ma praeguseni olen põhiliselt loonud Cloudis, aga mitmesugused vestlused väga hästi toimivad ChatGPTs ka. Nii, tuleb veel natukene oodata. Kui ma oleksin võib-olla natukene detailsemalt lähteülesande andnud, siis oleks kiiremini tulnud, aga ma näen, et juba tegelikult on siin paari grupi tulemused tulnud, tulevad ka teiste tulemused. Ma tean, et USA tõepoolest võitis Paraguayd 4-1, nii et see on õige. Siin on tehtud ka allikad, et kust kohast need tulemused on võetud. Et siis ma saan kontrollida, CBS Spordis tundub, siis võtab praegu Cloud need tulemused. Ja vaatame siis, palju minul punkte on. Minul on punkte alagrupi mängudest kokku 36. Vaatame, palju siin näiteks Andrel on 14. No ei ole nii hästi läinud. Okei, väga hea. Aga mis siis veel võiks teha? Vaatame, midagi ta siin veel toimetab, aga ma annaksin hea meelega juba järgmise ülesande. Palun koosta nüüd edetabel, koosta see eraldi töölehele ja reasta siis kõik ennustajad vastavalt nende tulemustele. Ennustajad on siis eraldi töölehtedel Priit, Lauri, Andre ja teised. Nii, Whisperflow'ga see sisse loetud, see on nüüd siia ilmunud, vajutan Enterit ja siis ootan nüüd ära, et tuleks, kas Cloud saab aru, mis ma tahtsin ja kas ta suudab luua siis selle
edetabeli töölehe. nii. Ma võib-olla oleksin võinud siin muidugi öelda, et tulemused on B12 real, aga ehk suudab Cloud ise sellest aru saada. Et tegelikult kui me tahaksime, et ülesanded natuke kiiremini käiks, siis mingeid selliseid asju võiks talle ette öelda. Näed, täiesti hästi siit on näha, et Cloud on aru saanud, et need on B12 lehel. Nii et loodetavasti Cloud siis suudab nüüd mulle ka selle edetabeli lehe siia teha. Ja tõepoolest edetabeli leht siia nüüd ilmus. Ja vaatame, kas ta siis, kes siis juhivad. Siin paremal tööaknas nii-öelda on juba näha, et meil on olemas punktid. 36 punkti mul tõesti oli. Ja vaatame palju siis, mis see praegu ta ei ole veel ära reastanud, aga punktid on meil juba sinna ilmunud. Vaatame, peagi peaks siis äkki reastus ka tulema. Siia nüüd ilmub, eks ole, edetabel. Ja praegu on mingil põhjusel kõik ennustajad Rolandid, aga ma eeldan, et need kirjutatakse nüüd üle ka teiste nimedega. Nii, tõepoolest, nüüd on meil siin edetabel olemas. Roland juhib 64 punktiga, mina olen 36 punktiga kolmas. Ja näete, isegi kuld, hõbe ja pronks on juba välja jagatud. Nii et täiesti töötab meil kenasti see Cloud. Ja võib-olla see näide annab teile inspiratsiooni, et kuidas isegi Cloudi ja teisi tehisintellekti lahendusi kasutada. Juhul kui mõtlete, kuidas ettevõttes seda rakendada, pöörduge minu poole või teiste Digiwise'i konsultantide poole. lauri@digiwise.ee on meiliaadressiks ja edukat tehisintellekti kasutust teile kõigile.